Tere matkarahvas, väljas murrab kevad peale ja see tähendab seda, et läheb hirmsaks telkimiseks ja laagerdamiseks. Aga enne seda, kui telkima ja laagerdama minna, tuleks tegelikult vaadata üle mõned asjad, millises olukorras on sinu telki, lisaks sellele, millises olukorras on sinu telgikaared, et esimese laagerdamise käigus ei tuleks ette üllatusi. Ja siis räägime põgusalt sellest, kui üllatus on ette tulnud, kaar on puruks läinud või midagi muud on sellega juhtunud, kuidas ta katki läheb ja kuidas moodi seda kõike parandada. Edasi siis järgmine teema on nüüd alumiiniumkaared. Et alumiiniumkaared põhimõtteliselt see sama kummiteema on täpselt samasugune teema, et selles mõttes seal nagu mingit erinevust ei ole, et kas me nüüd kasutame siis või meie telgil on siis nii-öelda alumiiniumkaared või siis fiiberkaared, aga alumiiniumkaared nüüd valdavalt siis pannakse kergematele telkidele ehk siis nii-öelda võib-olla sellised 3 hooaja matkatelkidele ja miks siis, et ta lihtsalt oma kaalu poolest on oluliselt kergem, kui seda on fiiber ja kõike, mis me kaasas kanname, siis me tahame, et ta oleks ju võimalikult kerge. Ja alumiiniumkaare puhul iseenesest väga hea tugeva materjaliga tegemist, aga alumiinium kipub olema natukene rabe. Ja seal ongi võib-olla kõige suurem oht see sama jälle, et kui me alustame kummist, et see kummi pikkus ei ole enam või tähendab kummi venivus on liiga suureks läinud, ehk ta ei hoia enam trammilt neid liiteid koos, siis paigaldamise käigus nii-öelda võib-olla see muhv ei istu lõpuni ära ja lihtsalt nii-öelda siis, kui ta jääb siia serva peale kandma, siis ühel hetkel väga kerge vaevaga lahti väänatud otsaga tekib selline lõhik ja ütleme nii, et see kaarelüli detail meil enam seda kandvat konstruktsiooni osa nagu mängida ei suuda. Et see on nagu võib-olla kõige suurem probleem ja kindlasti paigaldamise käigus eriti lihtne on võib-olla selle MSR-ide puhul, kus torukaar on kenasti nii-öelda jälgitav ja näha, et ennem kui me nüüd ikkagi jõuga sinna selle väliskatte peale pingutame, siis peale selle nii-öelda telgi ja kaarekomplekti ülespanekut võiks nagu jälgida ka, et nii-öelda need detailid on omavahel konkreetselt koos, et siis me ei tee selle telgile haiget. Mul on enda MSR-i telgiga läinud 2 korda õnneks, küll on kaar kõveraks läinud, aga on õnnestunud põlve peal sirgemaks tagasi painutada, nii et ta puruks ei ole läinud, aga siis on teada, et ühel hetkel ta ikkagi võib ka päris puruks minna. Jah, alumiiniumi puhul, ütleme nagu ka selle puhul on näha, et osad kaared muidugi sõltuvad nüüd telgi mudelitest, ongi tehase poolt juba eelpainutatud selleks, et võib-olla seda telgi vormi korrektselt hoida, aga ka nii-öelda suurema koormuse puhul see alumiinium võimaldab teatava maani nii-öelda ikkagi seda painduvust, aga ühel hetkel, kui me selle piiri ületame, siis käib lihtsalt krõks ja see detail on nagu pooleks. Ja selle jaoks, kui meil see ka nii-öelda peaks juhtuma, olgu see siis tänu suurele tuulele või mingile muule põhjusele, et osadel telkidel on siis ka nii-öelda pandud kaasa sellised, kuidas nüüd öelda, siis remondikomplekt on võib-olla vale sõna, aga siis võib-olla ajutine lahendus ehk siuke natukene jämedam hüls, mille me siis saame selle libistada siis selle nii-öelda katkise koha peale, mis siis aitab meil nii-öelda selle matka nii-öelda lõpuni käia, aga kindlasti koju tagasi tulles peaks siis nii-öelda esimese asjana külastame jälle matkaspordipoodi ja alumiiniumi puhul võib-olla on see asi natukene selles mõttes detailsem, et siin ei ole enam valmis selliseid nii-öelda toorikdetaile, millest me siis saame saagida, et pigem on need lülid ka väga erinevate pikkustega, väga erinevate diameetritega, osadel, nagu ma juba ütlesin, on niisugune eelpaine sisse tehtud, et siin me ikkagi üritame siis kliendile leida spetsiaalselt tema telgile spetsiaalselt selle pikkusega lüli, mis sobib siis konkreetse mudeliga, et siin nii-öelda niisugust kodus tegemist on natukene vähem. Aga sellegi poolest võite te selle osta ja nii-öelda selle kaarekomplekti kodus nii-öelda nööri ise lahti arutada ilusti põranda peale ja õiges järjekorras siis nii-öelda ka selle detaili sealt vahelt välja võtta ja uuega asendada ja uuesti kokku panna, et seda saate teha te ise või siis nii-öelda küsida seda ka siis meie järvekaupluse käest nii-öelda teenusena. Kui me ikkagi läheme matkale kuskil oma 3 õue telgiga, siis meil võiks olla igaks üks selline hülsikene kaasas, mis läheb vabalt siis vastavalt teie kaare diameetri puhul, et kui me nüüd panemegi ta kokku ja nagu ma ütlesin, et siin vahel on siis juhtunud juba mingisugune ikaldus või õnnetus, et ta on katki läinud, et seda kandvat osa enam ei ole, siis ajutiselt nii-öelda natukene jämedam hüls nii-öelda selle liitele kohale nii-öelda peale panna, sellisel juhul me saavutame jälle selle tugevuse, ehk me saame oma nii-öelda matka lõpuni käia ja koju tulles siis saame tegeleda juba nii-öelda konkreetselt selle detaili. Saab võib-olla ka kadakatest mingisugused pilpaid lõigata ja külge teipida. Eks ta selles mõttes on võimalik ja inimene on nutikas ja alati ta mõtleb midagi välja, aga parem kui niisugused lahendused on kohe olemas, et me saame ikkagi korrektsemalt, sest tegelikult kui me nii-öelda teeme selle kadakast ja võib-olla see ei peagi sellele valule vastu, siis on oht see, et me võime oma väliskatte veel lõpuks ära lõhkuda, et kui ta seal pinge all murdub, siis ta võib ka läbi väliskatte tulla. Et pigem oleme sellega ettevaatli, kui te võtame võib-olla siis ühe hülsikese kaasa, kui meil selline õnnetus võiks matka käigus juhtuda.
ja selleks, et üldse kaasa võtta, variant on see, et kui sul ei ole enda telgikomplektis seda, siis tasub oma selle kaare diameeter ära mõõta ja selle järgi siis juba tulla poest küsida. Jah, absoluutselt. Ja lõpetuseks ühe asja tahan veel selgeks saada, kui mul on see kumm olemas ja ma plaanin seda vahetama hakata, kuidas mul on võimalik selgeks teha, et ma just õige koguse seda kummi sinna varrastesse ajan, et kas ma pean iga natukese tagant vaiad kokku voltima ja siis vaatan, kuhu ma sõlme teen või jätan mingisuguse teatud sellise reegli järgi kuhugi piisava pikkuse, teen sinna sõlme ja siis avastan, et võib-olla jääb veits lödi. Jah, ega see ongi selles mõttes niisugune tunde asi, et ega me ei saagi öelda täpselt ära, et kui pikk nüüd see kumm peaks olema, sest ka kummi venivused on natukene erinevad. Ja pigem ongi nii, et kui me seda kummi vahetame, et me siis ühe otsa kõigepealt sõlmime ära, järjestame sinna siis kõik õiges järjekorras nüüd need telgikaare detailid ja siis tegelikult natukene niisugused katse-eksitusmeetodil, et vaatame enam-vähem, kui ta on koos asendis, selle kummi pinksuse ära, teeme selle ühe sõlme sinna teise otsa peale, proovime ta korralikult kokku voltida, et ta läheb meil suhteliselt korrektselt ja ikkagi natukene tuugana kokku ja samas ka käib korralikult lahti ja hoiab paigas meil ka omavahel need muhvi ühendused, et siis meil on see pikkus paigas. Ja vajadusel, kui see esimene sõlm on olnud liiga lühike, siis me saame teda lasta lahti, anda natukene juurde või vastupidi pingutada peale, et see lõpu pikkuse me peame ikkagi niisugusel katse-eksitusmeetodil tegema, et seda keegi ette ära ei anna, et täpselt nüüd 3 meetrit ja 26 sentimeetrit peab nüüd see kumm pikk olema ja täpselt nii ta ka sobib. Ja loogiline on see, et seda kõike on mõistlik teha kodus enne hooaja algust, sest metsas on seda kõike oluliselt juba keerulisem ette võtta. Jaa, kahtlemata. No vot, selline lugu siis sellel korral, vaadake oma telgi kaared ja asjad üle, kuidas kumm töötab, kuidas kaared on vastu pidanud ja kui vaja, tehke enne hooaja algust vajalikud muudatused. Ja seniks kaunist ja näeme järgmisel korral.